Tervist, mina maandusin just Trondheimis ja siin algavad maailmameistrivõistlused. See on crazy, et ma olen praegu selles momendis, mida ma räägin enda lastele. Ja siit lennujaamas alustan siis kõige näitamisega, mis siin MM-il maailmameistrivõistlustel toimuma hakkab. Ma olen ka oodanud seda MM-i ja saab ikka väga huvitav olema. Arvatavasti tuleb palju rahvast. Loodame, et ilmad on ilusad. Arvatavasti suht soojad, aga eks näis, kuidas kõik minema hakkab. Väike armas lennujaam ja juba tuled sealt välja ja kohe kõik on maailmameistrivõistluse asju täis. Muidu armas siuke lennujaam tundub. Aga jah, nüüd ootame enda kotti. Täna ma olen teinud 3 lendu väikeste sammudega siis Trondheimi poole. Alustasin suhteliselt vara hommikul ja hommikul lende ma vihkan, aga igatahes lendasime Stockholmist Oslosse ja siis Oslost Trondheimi. Ja kui ma õigesti aru saan, siis siit on ka mingi siuke pool tundi sõita, võib-olla rohkem, aga no varsti näeb. Aga järgmiseks ülesandeks on saada pagas kätte, suusad läksid kõik mööda maad, aga tuleb siis riidepagas ka kätte saada ja siis saab edasi vaatama. No nii, ja sealt tuleb nii, et olemas. Praegu on ilm väga ilus, taksojuht jõudis ka kohale. Joo! Nii, et lähme otsime siis hotelli ülesse nüüd. Näitan ilusaid vaatajaid ka siis läbi selle puhta klaasi. Jõudsime kohale, tundub, et me elame selles tornis. Kaelakaardid saime ka kätte. Vaatame toa üle siis. Trondheimi värvides kõik ilusti. Hotelli saime sisse küll, aga minu tuba ei ole veel valmis. Nii tore. Ehk pean mingi ootama. Aga pole hullu. Lähme vaatame süüa. Ja siis juba aega veits kulub, siis äkki saab toa ka. Päris suur saal on siin kohe söömiseks. Ja teise söögiks siis päris hea fetasalat ja väike siuke eelroog ja siis kana, riis ja kaste juurde ja täitsa maitseb. Ja nüüd on tund aega hiljem ja ma sain toa kätte lõpuks ometi ja teen siis tuuri, milline on mu elamine. Ja täna veel elan üksi ja homsest alates siis koos. Igatahes siit uksest tuled sisse ja põmm. Suur tuba ei ole, näitan kohe põhjuse ära. Nii ongi. Aga mis meil on siis see vajalik, siin saab asju kuivatada. Väike kapi asi, väga hea, läheb vaja. Lähme edasi. Mina ja peegel. Trondheimi raamat. Kaelakaart, värgid. Telekas, suht suur. Tool, lamp. Proovisin, kas seda saab tööle panna nii, aga vist ei saa. Mis see on? See ei ole maal. See on mingi asi. Igatahes. Ja kaunistus on olemas. Voodid. Voodid on paus. Seda testime ka kohe. Vaatame vetsu üle. Põhimõtte. Siuke vets. Tavaline hotellituba. Testime selle voodi ära siis. Opa. Tundub pehme. Nii. Oota, padja paksus on oluline. Tundub suht õhuke padja, aga mulle meeldib ka õhuke padi. See on suht pehme, aga voodi on olemas. Tuba on tavaline. 9. korrusel elame, nii et vaade. Oota, siit juba. Ma tean, tuleb siis, ta praotust mingi 3. peale. Ma olen praegu 19. Ja vaade on ka siis, oota. Kas seda saab lahti ka teha? Okei, ma arvasingi, et see täiesti lahti ei tule. See must. Aga igatahes vaade on suht okei isegi ju. Mingi kaubanduskeskus on siin samas. Päike loojab meie poole. Lahe. Ilus. See on hea. Siis hommikul ei lähe siin valgeks nii kiirelt. Nii et see pool on hea. See on hea. Hea mõtlemine. Aga jah. Ega ma arvan, et mul ongi tegelikult, ma teen lõunune. Kuigi on suhteliselt palju, aga ma ei tea, suht vässe on olla, nii et ma ei tea, mingi pool tundi äkki teen lõunune. Kuigi täna ma võtan suhteliselt lihtsalt niikuinii. Eks siis nagu liiga palju seal magada, muidu ei tule õhtul lund. Üks jama asi on see, et siin on kuidagi vähe ruumi. Kas ma seda tooli ära ei või panna, sest nagu ma tulin siia sisse ja siin on juba pekkis, siin on vähe ruumi. Ja nagu siin
nagu voodid võtavad nii palju ruumi ära ja nagu alev tuleb ka, siis väga palju ruumi ei ole siin. Tavaliselt MM-idel või olümpial on olnud siuke väike mingi eesruumike, kus on nagu veits rohkem ruumi, aga mis ikka, küll hakkama saab tegelikult. Ma arvan, et tundub okei tuba olema. Aga okei, uneaeg. Okei, lõunauni ja nüüd tulin õhtul jalutama, et mõtlesin, et ma räägin siis, mis siin MM-il ees ootamas on. Praegu üritan vaadata, mis siin Trondheimis toimub. Ja see on päris suur koht. Ma isegi nagu ei osanud oodata. Ja siin on päris hea vaade ka isegi. Täitsa kaunis ja päris kaugele paistavad, et tuled. Aga jah, Trondheimi MM-is siis põhimõtteliselt kõigepealt, mis võistlused tulemas on. Mina hetkel plaanin võistelda 2 päeva pärast uisusprinti. Siis peale seda on 1 päev vaba ja siis on laupäevasel päeval suusavahetuseks sõit ehk 10 klassikat, 10 uisku. Siis on 2 päeva vahel pausi, siis on 10 klassikat, siis on tiimsprint ja siis on teade. Ehk jah, hetkel on need, et põhimõtteliselt ühe võistluse siis, mis mina ei võistle ja see on 50 kilomeetrit uisku. Et jah, see on plaan, aga see on asi, mida ma vihkan vlogides rääkida on see, kui ei lähe hästi, aga peab ka sellest rääkima ja nagu kui ma räägin, et mul ei ole hästi, siis nagu mul tunne, et ma toon mingi vabandusi, sest ma räägin, mul 2 päeva MM-i Eesti stardini, mida ma olen ülikaua oodanud ja ma nagu räägin, mis ei ole hästi, siis mul on siuke tunne, et ma toon vabandusi. Aga igatahes see vlog niikuinii läheb ju pikaks, nii et ma seletan ära. Põhimõtteliselt jah, siis Itaalia trennidest nägite, oli video, seal oli kõik ülihästi. Tulin Eesti, ka paar päeva olid päris head. Tegin trenni, nautisin Eestis ka tegelikult ilusad ilmad. Üks hommik oli trenni ära teinud ja pärast lõunal siis tunnen, et kuidagi siuke väsinud on olla ja veits on nagu kurk hakkaks valusaks jääma ja see oligi reaalselt, ma olin peale seda niimoodi voodis lihtsalt. Õhtul trenni ei läinud, olin voodis niimoodi nagu filmides, vaata räägitakse, et kui kellelgi on mingi halvasti läinud, siis ta lihtsalt voodis niimoodi ei liiguta ja ei räägi midagi. Ma lihtsalt niimoodi mõtlesin elu üle järgi. Mõtlesin, ei ole võimalik, täiesti haige nagu, et nagu nii nagu kuidagi nukker oli. Siis mõtlesin, okei, ei ole hullu. Seal ongi paar asja. Nagu vahest ongi see, et kui tuleb tippvorm, siis immuunsus on nõrk ja siis ta ongi siuke nagu kõigele suht vastuvõtlik. Et ma ei tea, kas ma sain külma, ei tahaks arvata või siis nagu samas ma väga kellegi kokku ka ei puutunud, nii et ma ei tea. Igatahes sellest lähme nüüd edasi veits paar päeva, siis on see, et võtsin ülirahulikult, põhimõtteliselt midagi ei teinud ja kurguvalu läks ära ja siis tuli siuke nagu väsimus, et lihtsalt nagu muud midagi, lihtsalt siuke väss, et tahaks nagu magada. Hea küll, eile oligi siis siuke väsimus, aga täna jah, ma ütlesin, ma vihkan neid hommikuse varalendu, siis vähe und, aga tegelikult olen isegi täna natuke erksam, kui ma olen olnud siin enne seda paar päeva, et see annab mulle veidi lootust. Ja nüüd ongi mul 2 päeva veel aega, sellepärast ma praegu jalutangi. Ja homme on siis soojendustrenn, kus ma siis korda saan seda Trondheimi radaga näha ja siis seal ma ka saan nagu, võtan ülirahulikult igatahes. Ehk jah, see on nüüd räägitud, et põhimõtteliselt kuni siis ma ei tea, mingi 5-6 päeva tagasi oli kõik üli ideaalne, siis nüüd nagu ei ole ideaalne. Siin läks vapse pimedaks ära, aga ega pean ikkagi, ma arvan, et eesmärkides ka rääkima põhimõtteliselt kui enne. Ma oleks rääkinud kõik täpselt sama juttu, nagu ma rääkisin enda hooaja esimeses videos. Ehk ma ütlesin seda, et top 20 on eesmärk ja ennustasin enda kohaks 18. kohta 10. klassikas. Siis praegu ma oleksin rahul ka top 30-ga, aga top 20 oleks väga hea ja põhimõtteliselt jah, ehk siis nagu ma arvan, et ma jätan ikkagi enda eesmärgiks top 20, aga ütleme nii, et top 30 ma oleksin ka rahul ja ma ei teagi, mis praegu ikka mingi 41 või 2, 3, midagi kuskil seal on mu parim koht MM-il. Top 30 oleks ikkagi hea edasiminek, kuigi ma ei tulnud siia kindlasti mingi kogemuse koguma, vaid nagu päriselt tulemust tegema. Selline on hetkeseis. Ongi siuke, ongi nagu veits on siuke nagu kurb, samas on siuke tunne, ma oleks saanud midagi väga paremat, et Ivo Niskonen on ka gripi haigestunud ja peab ka mingi stardid siin vahele jätma. Et vahest lihtsalt ei lähe nii hästi, et jah, selles mõttes on nukker, aga vaatame,
proovin täna öösel ka hästi magada ja homme võtta rahulikult ja siis veel üks hea uni ja tegelikult ma usun, et võib veel sprindis ka täitsa hea võistluse sõita. Nagu arvata on, siis ega see väike jama mind tugevamaks ei teinud. Aga hea küll, ma arvan, et ma praegu rohkem ei seleta, kui midagi väga huvitavat vahele ei tule, siis näeme homme hommikul, kus saab minna esimest korda siis sinna staadionile ja väga ootan juba näha neid radu ja ilmselgelt võtan teid kaasa ja näitan, mis teemad on siis. Nii et jah, homseni. Tere järgmist hommikult, 9 tundi und ja on järgmine hommik. Täna on siis see päev, kus on sprindi soojendustrenn ja näen esimest korda seda rada. Nii et tuleb päris huvitav päev. Aga kõigepealt mul on paar asja näidata ja paari all ma mõtlengi kahte. Mul väga kaua aega ei ole, sest ma pean bussile jõudma. Et siit bussid lähevad iga poole tunni tagant ja viivad staadionile. Ehk siis ma üritan täna 9:30 bussile jõuda. Okei, igatahes. Ja see asi, mis ma tahtsin öelda, riided, opa, uus, vaba aja. Saame kõik koos sööma minna niimoodi, et me oleme sarnased ja saavad aru, et me oleme ühes tiimis, mis on tegelikult täitsa oluline, nagu siuke tore. Ja teiseks saime me uue jope. Nii et jah, nüüd on rohkem seda tiimi vibe'i on rohkem, kui meil on samad riided ja asjad. See on tore ja ma üritangi nüüd ennast valmis panna, sest iga poole tunni tagant lähevad siit hotelli juurest staadionile bussid. Kui maha jään, siis on päris jama, ma jõuan pool tunni hiljem, ehk siis ma ei tohi maha jääda, ehk siis ma panen ennast valmis ja lähme staadionile. Ja kohal me olemegi. Nüüd tuleb leida üles e-boks. Teiste järgi saan vaadata, teised on varem käinud siin, kuna eile või mis iganes. Ehk siis kõige raskem ei ole ennaks. Siin boksid on. Igale riigile oma boks, isegi 2 ma arvan. Ma ei tea isegi staadion on vist seal pool. Nii et vaatame. Laks. Roger juba naudib vaadet siin. Mingi naised. Oi, või juba võttis särki sellest veel. Aga siit näebki staadionile. Aga jah, nagu ma aru saan, siis Eesti on siin. Ja Eesti suusa määrdeboks on seal all. Toimetused tehtud. Viskasin jope sellest ja võtsin kaikad. Ja nüüd on testiminek. Trimliuga koos teeme testi 110 ja õnneks ta teab, kuhu minna, nii et ma lihtsalt jälgin. Selle numbri sain ka. Ma olen 114, NPC 114. Et Alev meil ei ole NPC, tal on oma nimeline. Väga uhke ikka. Aga mul seda luksust ei ole. Aga lähme siis vaatame. Oi, esimene kord ja ääres. Ma katsume lihtsalt korda. Ja otsime siis testinelva. Siin ongi näha. Ja oi, seal taga on tribüün. Mõnus. Kõik suusatavad. Oi, ei tea, kus siin on rahvast. Sealt saadeti meid tagasi ja peame mingi räige pika ringiga minema. Aga näeme selle finiši ära ja tundub, et see viis, kuidas me praegu rajale saame, on see, kuidas saab startiga. Peab normid jalutama siit tribüünide eest ja siis lõpuks saab sealt sinna, seal on see stardi värav. Nüüd peame leidma koha, kus suusad panna ja hakkame testima. Testid tuudi tõesti haige, mis karneval siin on räigelt palju rahvast ja päris hulliga palju rahvast, aga mingid suusad said välja testitud ja mida, tundust olid okeid, nii et ma loodan, et homme on ka okeid, et jah, aga 2 paari ma arvan, teab ja lähme vaatame nüüd rada ka siis. Seisan siin mäe otsas nüüd, kus on põhimõtteliselt kõik rada näha, siis kiirelt näitan, põhimõtteliselt siit tuled, see on Nessa tõus, tuled siit selle tagant, siit, siis siit keerad alla, keerad tunnelisse, tunnel alt läbi, siis lähed sama seda laskamist, sealt keerad vasakule tribüünide eest, siis tuled siit kõrvalt, jõuad siiani, siit lased laskad alla
päris mõnus siuke järsk laskumine ja siis sealt keerad paremale ja lähed finišisse. Et suures pildis siuke ring, aga homme saab ka veel paar korda sõita ja siuke, no ütleme nii, et pigem lauged tõusud, võib-olla mõnes kohas paar seda tõusuvariandi tõuget peab ka tegema, aga enamasti on see Vastbergi töö ja homme võib-olla natuke kiirem tulnud ka. Mina teen tegelikult ainult paar kiirendust ja siis ongi selle trenniga kõik ka. Nii, trenn sai tehtud, nüüd tulime siia staadionile sööma. Juttude järgi siin pidi parem olema, aga no ma ei tea, ma pole veel ampsu võtnud, varsti saame teada, aga kõige parem ei tundu, vähemalt ise ei saa tõsta ja siis ta tõstis mul ülivähe, ma küsisin juurde ka, siis ta ütles, et tule tagasi, aga noh, siin tagasi minna, siis pead mingi 5-10 minti järjekorras olema, nii et ma ei taha tagasi minna. Näitan, mis me siis saime, nagu üli natukene pastat ja ühe kotleti ja siis sai salatit ise sai tõsta. Aga siis ma juurde võtsin mingid, ma ei tea, see on mingi rõpsu asi, mingi kokonaat, vahvlit saab ja siis mingi sajaka, nii et magus osa on nagu parem. Siin on mingi sportlaste lounge just, seal on see lauajalga, siin ma teeks kõigile pähe. Võiks lauajalga MM olla suusatajate vahel, siis ma arvan, et ma oleks hea. Vahvel on veits kuiv. Söök oli tegelikult üldiselt suht okei, see salati osa päästis ära. Nüüd on mingi räige järjekord ja ta ütles mulle, et tule tagasi. No ma ei lähe tagasi, et ootab mingi 10 minti ja kõuse täis, lähme koju. Palju mitte midagi huvitavat tegevust. On uni, väike jooks, söök ja koosolek. Veits vaatasime avamist ka, aga noh, kui koha peal ei lähe, siis mis see telekast ikka väga huvitav on. Aga ühte asja, mis ma mõtlesin, mis ma näitan samal ajal, kui teine asi üllatus võib-olla tuleb sealt uksest sisse, mis ma tahan näidata, siis ma näitan, mis on Trondheim 2025 kotis, mis siis antakse kõigile osalejatele. See on nii pime. Igatahes, see on nagu jõulud, noh. Saad iga uusi asju, noh. Oo, nii. Welcome. Jah, mingi iga paberid, nii, mis siit tuleb? Oh, pudel selle MM-i logodega. Nice. Suht väike pudel, nunnu. Ei, ilus, aga kas ma kunagi kasutan seda? Kahtlen. Maskott. Lähe. Ma juba enne mõtlesin, et kas ma ei saagi maskotti, aga saame. Nii et maskott, lähe. See oli avamisel ka. Tantsis seal. Ei, nunnu väike maskottikene. Ja siis veel, siin on pastakas MM-i värvides. Ja šokolaad. Nice. Šokolaad kuuleb vaata ära. Ja siis on kindad. Väga lahe. Ja mingil paberil oli kirjas, et nad on käsitöö. Siin on isegi see VM ju. See on siis nagu MM nagu norra keeles. 25. Need on väga lahedad. Noh, okei, veits norra värvideks, aga suht lahedad. Käsitöö. Siin on kirjas, kes isegi tegi selle ja ta number. Siin ongi kirjas, et võite kirjutada neile. Kas peaks kirjutama või? Mis ma kirjutan talle? See on selge. Ja nüüd, see ongi, et nüüd on teada, et homme ma olen 51 number. Ja kokku oli mingi 181 osalejat. Päris palju. Nii et saab huvitav olema. Ja kell 11 on start. Nii et 11 on siuke päris mõnus. Suht siuke ideaalne stardiaeg. Et ei ole liiga võra, ei ole liiga hilja. Nüüd saab välja mõelda, millal mida teha? Ma ikka veel ootan seda venda, et ta sealt uksest sisse astuks. Seal ta on mees, kellega elame ühte siin väikestes voodis, väikeses toas. Vend tõmbas luusika ja kausi taskust välja. Üks asi. Vaata. Seal kotis oli. Ja see ongi kellelt tehtud on. Sul on number ka. Et helistama. Ja, aga oota, kuidas ma kirjutan talle? Kirjutan. Tšau, mis sa teed siin kolmapäeva õhtul? How old are you? Saada pilt endast. Ja järgmine päev, kuna ma magasin üle 9 tunni, mida ma ei oodanud, siis ma ärkasin suht hilja. Ehk hommikurutiin läheb päris kiirelt täna. Tulingi
kiirelt jooksma, nüüd väiksed ringutused ja siis peab kohe sööma minema, sest tegelikult ma nagu plaan oli minna 2 tundi varem bussile, et ma oleks mingi 1,5 tundi varem kohal ja siis saaks suusad ära testida. Ehk siis jah, nagu kiireks läheb. Ehk jah, väike jooks on tehtud, teen kiired ringutused ja vaatame, mis süüa saab. Kiirustades täitsin endale väikse põdru, 2 väikut. Et jah, ma hingan need kiirelt sisse, siis mul on vaja valmis panna ennast äraminekuks. See osagi läks isegi suhteliselt kiiresti. Ma panin kella laadima, aga bussini on aega 23 minutit. Ehk selle aega ma pean kõik enda kotti ära pakkima ja bussi minema. Aga ütleme nii, et tunne ei ole üldse hea. Nii nukker. Mingi terve aasta oled vaeva ja siis mingi tuled siia nagu veel Itaalias oli ja Eestis oli ka algus ja nüüd nagu kõige hullem, ma ei tea, kas see on kõige hullem, kindlasti saab hullemini, aga siuke tunne, et nagu, et midagi ei ole valesti. Nagu mul nagu ei tunne, et nagu mingi kurk oleks valus või mis iganes nagu, aga lihtsalt siuke väss ja ma ei tea, ongi magasin mingi üle 9 tunni enne päeva, mis peaks olema nagu nii-öelda ikkagi tähtis, ehk mul tuleb pinge, siis ma tavaliselt ei maga nii kaua. Ma ei tea, igatahes ei ole üldse tore, aga ongi, et ja nii nagu halb ka ei ole, et öelda, et ma ei võistle. Ma ei tea, nagu nukker igal juhul, et siin tuleb vaadata. Tänane ongi, et vaatan tänase ära ja siis vaatan, mis edasi saab. Et nagu ongi, et nii raske on seda otsust teha, et just nagu tegelikult ei ole midagi valesti, aga samas nagu hästi ka ei ole. Ei tunne ennast nagu tavaliselt. Aga ei tea, äkki tuleb mingi ime ja ma ei tea, see tunne näitabki mingit tippvormi, aga ma ei tea, väga ei usu, kuigi võiksin uskuda, et täna jaksan sõita. Nukker. Kuidagi nii palju pean sundima ennast, ma ei viitsi seda kotti pakkida ja tahaks lihtsalt magada. Igatahes jah, pakime kotti ära. Ja siis bussi ja nüüd siis olen boksi juures. Jah, see on huvitav, et rada lihtsalt muudeti ära niimoodi, et meil oli nagu plaanitud, et me saame rajal suuski testada, aga kuna see pandi pool kinni, siis praegu on 21, me ei jõuaks nagu seal ära testida, mis on nagu nukker. Et nagu muidu oli 55-ni, me oleksime ilusti jõudnud. Ega väga varem ka ei oleks viitsinud tulla, et mis ikka läheb, teeb siin nagu kõrval ühes teises testis selle testi ära ja siis saab vaikselt sooja tegema minna ega midagi. Ja testis tuli suusk välja. Saan ikka minna kollase suusega, mitte vana musta. Et jah, selles mõttes tundub ok, kuigi täna ei ole üldse nii sula kui eile, vähemalt siin testinõlval. Ja testime terminuga suusad ka välja. Ta ongi praegu korra saab maha istuda ja siis sooja minna tegema. Ja siis soojendus. Jah, üritan valmis panna ennast selleks võistluseks. Kuskil natuke alla 3 minutit tuleb täiega pingutada, nii et üritan jah korralikku soojendada ja et ma oleksin ikkagi valmis. Soojendus tehtud, olen teel siis sinna starti, lähen natuke parem, et siin ei tea, kus, mida on, ehk tasub natuke parem minna. Ühesõnaga tunded, ütleme nii, et ei ole kõige paremad, aga isegi veidi ikkagi loodan ja arvan, et äkki võib tulla. Aga ei tea, et üritan oma ära teha ja täna rohkem ei saagi küsida. Kui oma ära teen, siis on hästi, aga mis see oma on? Ma ei tea, stardinumber 51. Igatahes saab huvitav olema. Korra sõitsin ringi ka, rada oli isegi suhteliselt tugev, aga veidi läheb juba pehmemaks. Kell juba on suhteliselt palju. Aga jah, pulss on üleval. Et selles mõttes on närvi pinget veits tunda ja rahvamass, mis oli vaatamas, oli päris võimas, nii et ja saab huvitav olema, aga davai, ma
ühe asja luban, et ma annan endast kõik ja rohkem ma ei saagi täna teha. Et davai, näeme võistlusel. Tunne ei valeta. Mul on siit trepiski praegu nii raske üles minna. Jah, täpselt nagu tunne. Kohutav ei ole. Minu suht kohutav on ikka, aga suusatada saab. Aga lihtsalt pauku ei ole. Nagu iga tõuge oli lihtsalt nii tühi. Ma tundsin Essa tõus otseselt. Seda ei ole variantigi. See on kõige kindlalt kõige sitem võistlus, mis ma see aasta olen teinud. Kõige kindlalt kõige sitem tunne, mis ma see aasta olnud on. Et noh, siis ei olegi midagi oodata. Proovisin küll nii palju välja anda, kui mul oli, aga seal ei olnud palju anda. Nagu Eba Jopsega, et mu ees start ja nagu teda ei olnud. Et veits ikka on nagu hea, kui nagu näed, kes ees läheb ja saad tema järgi veits tempot vaadata või kuidas läheb. Aga noh, siin oli kõik tehtav. Aga täna ei olnud mitte midagi. Täpselt see, mis ma rääkinud olen, siuke lodi lihtsalt. Väsinud, ei jaksa. Nukker. Sest nagu, ma ei tea, siin saab mõelda, mis valesti läinud on, aga 2 varianti, kas treenisin üle Itaalias ja Eestis ei puhanud piisavalt ja siis see tõmbas siukseks halvaks või siis hakkas mingi haigus tulema ja keha võitleb sellega ja sellepärast on raske olla ja nõrk olla. Nukker. Selles mõttes ikka võimas. Okei, palju mingi 20 000 pealtvaatajat, aga mulle need kaasa ei elanud niimoodi, aga kui Norrakas tatat läbi läks minu finiši, siis see oli ikka päris räige hääl, mis seal tehti. Et jah, nii nukker, noh. Ma olen nii kurb. Nagu, ma ütleks, et Eesti ükski mees ei ole tõestustest midagi head. Sest ma sõitsin nii sita sõidu ja kaotsin ikka neile mingi 2 sekki. Nii kurb. Nagu see lihtsalt, see vlog on lihtsalt mu mingi virisemispäev ikka, aga ma ei tea, kui ma mõtlen, et keegi hakkab midagi kommenteerima, siis nagu mu süda on selles mõttes nagu puhas, et ma olen nagu ülikaua lihtsalt nii hästi kõike teinud. Nii võimalikult hästi, kui ma olen saanud. Ja noh, kui lihtsalt ei tule MM-il, siis noh, ei ole midagi teha ja siis ikkagi olen ju mina see, kes on nagu kõige kurvam või kurjam enda peale, et jah, aga ei ole midagi teha. Jah, siin tuleb nüüd mõelda, kuidas käituda. Võib-olla pean ikkagi suusavahetusega sõidu, mis on 2 päeva pärast vahele jätma. Siis on natuke aega taastuda selleks 10 kilomeetriks ja äkki on tunne natuke parem.
no selle tundega, mis praegu oli, noh, sellega ei saa mitte midagi teha. Igatahes vaadake seda, täitsa lõpp. See on lahe, et kui ise olen suusaturist, siis tuleb siukest asja nautada. Aga mis on tore, on see, et Pulles oli eelsõidus 15 naistes ehk väga lahe. Ehk siis me käimegi vist söömas ära ja siis äkki saame ikkagi tema sõitu ka vaadata. Loodetavasti suudab ta mingi täitsa hea veerandfinaali teha, et number on tal 15. See tähendab, et 12 parimat saab poolfinaali, selleks ta peab natuke paremini sõitma, aga samas ta paaril inimesel peaks ikkagi ära tegema, kes ta veerandfinaalis on. Nii et see võib päris huvitav sõit tulla. Saime veits süüa, aga järjekord oli nii pikk, et ei jaksanud oodata. Aga nüüd tulime Mallu sõitu vaatama. 4. sõit rahvast on mega palju. Vaatame, mis sealt teevad Mallule. Davai! No nii. Davai, Mallu! 3. koha peale. Kurat, suusk on hea ju. Oi, suusk on hea! Ei, see on tehtav. Võta, keegi ära veel siit, noh. Pane, saab! Davai! Mida asja? Ei. Väga rets lõpp, noh. Aga äkki ei 4. See on nagu juba hästi, kui mitte 5. või 6. Jooksin kiirelt siis peale seda bussile, et sööma tulla ja siis saab vaadata telekast. Ja täiesti lõpsin sööklas on vapsi kino püsti pandud. Nagu üks ekraan, päris suur, teine, 3., 4., 5. Ja siis, et probleemi ei tule, et kas seda vaadata saab. Lahe ikka, mehed sõidavad ja just olin seal ja täiesti haigemisrahvas. See kurb, et endal nii halb ikka. Tunne on, äkki läheb paremaks, hea küll. Vaatan süüa. On jäänud tegelikult päris palju päeva vahele. Eilne päev, kus ei olnud midagi erilist, käisin staadionil, lihtsalt testisin klassiku suusad välja. Palju mõtlemist ja kahjus tunne on ikka veel sama. Nii et nagu otseselt ma ei tea, mida teha. Ei taha starti minna, aga ei taha mitte ka starti minna. Täna peaks olema siis suusavahetus või on. Nagu kui ma vaatan seda sprindivõistlust veel, siis see ei ole mina. Isegi kui ma olen nagu enda kõige halvema vormiga, ma ei tohiks nii halvasti sõita. Ehk ma nagu võib-olla tahan endale seda öelda, aga mul pidi midagi viga olema või siiamaani on. Ehk jah, see sprint jube lihtsalt. Mehed, kellele ma pole mitte kunagi kaotanud ja kaotan. Tavaliselt võidan mingi sprindis, ma ei tea, 8 sekundit. Nüüd kaotan täiesti nagu uskumatult halb sõit. Ja järgmine probleem, kas täna starti minna? Ja nagu, ma ei tea, nagu mul tunnen, et siuke, et ükskõik mida ma teen, siis see tunne ei lähe paremaks. Ehk siis äkki minna üldse täna, mängida nii-öelda turisti, vaadata, kuidas tunne on, nautida seda pealtvaatajate hulka. Viimane ilus, see pole ilus, aga okei, ilm ka ja tegelikult. Ülejäänud päevad mingi vihm. Kas olla turist või loota, et täna puhkan ja siis saan nagu 3 päeva pärast on järgmine start. See on siis teha midagi. Igatahes väga raske. No mul on tunne, et ma igal juhul lähen staadionile ja siis seal otsustan. Räägin Aivariga ja igatahes jah, nagu ongi siuke, nagu kõige rohkem peas ongi see, et nagu midagi on viga, mida enam mul ei ole viga, aga mis jättis jälje. Niimoodi, et minust suusatajast sai suusaturist. See on väga nukker. No ma olen siin
vaade Trondheimi kesklinnale on isegi täitsa kaunis. Okei, ma panen ennast valmis. Ma ei taha siin toas ka olla, sest ma lihtsalt passin ja söön, siis ainult varsti ülekaalus ja kõik asjad. Nii et okei, ma liigutan. Staadionil, kui stardini jäänud tund 40. Mida aeg edasi, seda halvemini ma hakkan üldse ennast tundma. Ei tii, mis mul pea valutama hakkas. Nii väga tahan starti minna. Tahan täiega starti minna, aga kõik muud asjad ütlevad, et ära mine starti. Nii pekkis. Nagu piisavalt ei oleks probleeme. Ma tean tegelikult peas juba, et ma ei tohi starti minna. Aga ma ikka käisin tõstis ja ei julgi seda otsust teha. Aga mul hakkas nagu peaga valutama ja nagu... Ma ei tohi täna starti minna. See on nii nukker. Ma pean Aivarile ütlema. Peaksin minema võistlusele, aga ma olen enda siukse näpuga siin ja pea valutab ja veits paha olla. Suusatan täna ja suusatan homme. Meie oleme siin üliõpilaste alal ja ootame, et Imps tuleks sooja tegema. Aga keda ei ole, on Imps. Ja ta lihtsalt ei tule. Piili. See on kuradi valus. Kuradi nukker. Fännklaab ootab. Ja fännklaab teeme rahvale ja... Aga me loodame, et ta võistluse ajal tuleb siis esipundis. Ja me oleme nii valmis. Kus Eesti lipud on? Meil on 2 Eesti lippu. Ei oska midagi rääkida. Loodame, et Alev ja kõik sõidavad hästi ja et mul ei ole midagi, mis nakkaks, aga arvatavasti ma olen Aleviga ühest toast ka, tal on ka väga tähtis MM, et siin peab midagi ümber vaatama. Igatahes on minu buss välja täpselt sama kell, kui ma peaksin startima, nii et väga super. Ja siin läheb meil nüüd stardiprotokolli järgi 102 meest suusatama suusavahetusega sõitu. Tegelikult läheb neid natukene vähem ja peame kohe ütlema, et Martin Himma ka loobus tänasest sõidust, et ta jättis selle otsuse päris tänasele hommikule, ei tundnud ennast jätkuvalt kõige paremini. Tema põhidistants on teisipäevane 10 klassikat, aga said sa veel ka midagi teada? Just, et tegelikult ta siin ütleski, et väsimus pea lõhub ja ei ole seda sihukest tunnet ja tõenäoliselt ongi väga mõistlik jätta see tänane küllaltki pikk distants ikkagi vahele ja keskenduda siis 10 kilomeetrile. Ja loodame, et tal siis nii-öelda tervist paremaks läheb selleks hetkeks. Ühesõnaga ja kohutav. Tegelikult on nüüd 2 päeva hiljem. Ma olen lihtsalt passinud enamasti ja tahtnud kaamerat kätte võtta. Aga igatahes teen siis kokkuvõtte, mis toimus. Sõitsin sealt koju, vaatasin võistluse ära, magasin, pea lihtsalt valutas ja paha oli olla, päris juba olla, lihtsalt üritasin kuidagi selle päeva üle elada. Järgmine päev ärkasin palju parem. Ja siis mõtlesin, okei, et vaatame, mis tunne on. Siis õnneks oli veel paar päeva võistlusin aega. Siis võtsin terve päeva, lihtsalt magasin. Õhtul käisin jalutamas ja oligi kõik. Ja siis järgmine päev ärkasin, oli veel veidi parem. Piisavalt hea, et pea siis 10 kilomeetri klassika poole suunata. Käisin suusatamas, ilm oli selline. Mida? Ja ütleme, midagi head ei olnud tunde poolest, aga piisavalt hea, et ma ütlesin, et ma stardin ja täna ongi siis nüüd 10 kilomeetri hommik. Ja täitsa okei on olla, et mul on tunne, et nagu saan minna sinna rajale ja anda endast kõik, et see on nagu praegu minu jaoks kõige olulisem. Ma saan minna rajale
ja see ongi põhiline praegu, et sealt edasi, selles suhtes on väga nukri tagasi vaadata, et tegelikult tänane päev pidi olema minu põhipäev MM-il, see, mida ma juba aasta tagasi mõtlesin, et droontiimis 10 kilomeetrit klassikat, seal tahaks hästi sõita ja olin valmistunud selleks, et seda pinget mul nüüd ei ole, aga sellegipoolest ilm on päris huvitav. Lund sajab ja see võib üle minna vihmaks, siin võib kõike juhtuda stardi ajal. Ehk siis tuleb huvitav võistlus ja võib kõike juhtuda ja äkki ise loodan, et tuleb vähemalt mingi okei tulemus, millega olla rahul. Näitan siis ilma. Muidu sadas vihma ja lund ei olnud üldse, siis nüüd on päris palju ja tuleb juurde. Ühesõnaga täna tuleb huvitav päev. Loodame, et on vähemalt kõvasti parem kui suusavahetusega päev, et ma saan vähemalt startida ja mul on vähemalt okei tunne, siis see oleks juba alustuseks päris hea. Aga nüüd on aeg valmis panna ennast. Ja ma olen valmis, nii et läksime bussile. Ja kohal ilm on tõsiselt ilus talvine. Võiks jääda siuke lumine. Vihm on ka palju rõvedam. Aga näed, Eesti lipp isegi olemas ja siit näeb staadionile. Ja varsti saab suusatesti. Mäletan, millal ma minuti rääkisin, aga test on tehtud. Novax on kindel. Olen praegu soojendusel. Mingi pidu käib. Rahvast on igal pool. Eesti lippu ka paistab isegi, mis on alati tore. Põhimõtteliselt tunne on praegu see, et saab raske olema. Ilm on kohutav, roda on kohutav. Kepp vajub täiega sisse. Panin küll suuremad kulbid, aga väga palju võib-olla ei aita. Ja ega rohkem midagi. Pulss on päris kõrge. Aga tunne on vähemalt okei, et selle pulsi vastu ma ei saa midagi teha. Ja mu treeningkoormus on olnud tegelikult päris madal ka. Ehk võib-olla sellepärast on natuke kõrgem pulss. Läheb läikima ja siis ta nii hästi enam ei pea. Ja näemegi Martin Himma stardis. Ja tunnustame võistluste režissööri, et tegema. Ma vaatan finiši protokolli, seal on Alev praegu 35 ja Himma 39. Ja võistlus tehtud, räägin siis mõtteid, tundeid tegelikult. Nüüd on võistluses suht palju aega möödas. Käisin väiksel jooksul ka ja rahunesin maha. Ja ütleme nii, et mis ma just olin lõpuks 39 koht. See on mu distantsi parim koht MM-il. See ei olnud kindlasti koht, mis ma hooaja alguses tahtsin, millega ma enne MM-i rahule oleks jäänud, aga arvestades kõike seda viimaseid tundeid üle olin veel põhimõtteliselt terve päeva pikali, minu pool päeva pikali voodis peavalutis pahali olla, siis arvestades seda, ma arvan, et võib rahule jääda. Et sõidust nii palju, et jaksas pingutada, algust läksin tegelikult ei tundunud et nii palju varuga, aga võib-olla oleks pidanud julgemalt, aga ega ei teadnud, mis tunne on. Ja siis juba andsin ka palju sekundeid ära, et siis panin juurde, siis oli päris raske kannatamine ja kõige hullem oli see, et lihtsalt kepid vajuvad sisse, ei ole kuhugi neid panna. See oli päris halb, aga üldiselt kokku 2 minutit kaotas päris pika sõidu peale ja mõlemad ringid kaotasid täpselt minuti liidrile. Et see okei. Nagu võib-olla see tänane sõit tähendas ka seda, et sõidan hommest tiimsprinti, mis saab ka huvitav olema. Tiimsprint on mulle alati meeldinud, aga lähengi nüüd sööma ja siis peaks puhkama minema, et homseks valmis olla. Väga kollane, aga tiimsprindist rääkides, siis ma sõidan ja see on juba homme, nii et ma olen õhtu võtnud päris rahulikult, ma lähen tuttu. Ma ei tea, miks ma seda teen alati. Hommikust magasin isegi täitsa hästi, peaaegu 9 tundi sain kätte, kuigi ma nägin mingi päris huvitavaid ja rõvedaid unenägusi, aga enamust ma ei mäleta enam.
Hommikubuss sai võetud, see on siuke MM-i tavaline, muidu veits liiga kõrge. Küll hakkab varsti 8 saama, kus tänane ilm on. Mida asja? Eile oli siin lumine, sest nüüd on lumi suht ära kadunud. Ehk jah, vihm on teinud omad, aga ma ei näe, et praegu vihma sajaks. Mis ajab? No ilus ilm see kohe kindlalt ei ole. Tuuline on ja veits vist tibutab. Aga jah, mõtlesin, et ma pole nii-öelda väga vloginud. Ma olen nagu rääkinud kõigest, mis toimub, aga ma pole vloginud, et võtan teile kõigega kaasa. Nii et nüüd te tulete minuga hambaid pesema kaasa. Kuidas on? Peale seda on vitamiinid, mis tuleb enne hommikusööki võtta. Mina olen siis looja tehnikal vitamiinide võtmisel, et ma joon enne. Ja siis võtan vitamiini, et see on parem. Ja siis on tegelikult üks asi veel enne hommikujooksu, aga selle jaoks te peate toast välja minema. Väike jooks siis ümber hotelli, pikalt ei taha joosta. Nüüd hakkas sul sadama ka, aga ma arvan, panengi pigem suurema rõhu sellele, et teen väiksed ringutused, sest eile ütleme 10 kilomeetrit, aga ma sõitsime seda 30 minutit ja pingutus oli kõva. Pluss ma enne seda ei olnud palju teinud. Lihased on valusad. Ehk ma üritan siit tuppa ära minna. Ma ei tea, miks sa prillid isegi pähe või, aga samas ujumisprillid täna silmaga läheb vaja. Aga ma arvan, et ma üritan sees kuskil veits ringutada. Ma ei tea, mis koht see on, aga siin on täitsa ilus ja siin on kuiv. Sisereied on valusad. Selg, pigem üla, üla, huvitav, taust teeb ala ja triits. Põhimõtteliselt kõik asjad, mis klassikas töötavad, eile sai ära teha, aga eile oligi päris full siuke korralik suusatamise päev ka, nii et ei imesta üldse. Siis järgmiseks sööma. See on vana hea söökla või siin pandi suusatamine käima juba. Võib-olla, ainult võib-olla jätsin paar sammu vahele, aga puder ja võiku hommikuks. Kiirid tuppa, ajasin vuntsi maha, et ETV on kohal, siis ju peab intervjuud andma või saab intervjuud anda ja peab ilusam välja nägema, seda mõtlesin. Ja siis kiirelt paningi valmis ja tulin siis staadionile. Ilm päris kohutav. Laulavad ka või? Selle ilma kohta päris ok, aga põhimõtteliselt suusatest saab tehtud. Väga raske test. Põhimõtteliselt nagu üssus pidas paremini, aga oli kindlalt nagu kinnisem, eriti rajas. Ja oligi see, et rajas oli kinnisem, aga veits oli siuke tunne, et seal, kus nagu rada ei ole värske peal, seal oli nagu veits parem. Aga võtsin selle, mis on rajas parem, sest rada on rohkem. Ja ma arvan, et kui ma ilusa klassikatehnika sõidan, siis ma surun seal just kinni, et ma saan pidama ka. Äkki nad veits veel muudavad, et läheb veits paremaks ka. Aga jah, ilm ilus ei ole, päris märg on, aga selle peale ma olen mõelnud, et ei ole midagi uut. Ja jah, nüüd ongi, tuleb soojendus ära teha. Nii, starti minek. Tunnel on lambist pime sinna minnes. Aga tunne on see, et tavaline, midagi erilist proovin jälle endast maksimumi anda, mis mul anda on ja ilm läks isegi veits paremaks, et vaatame. Top 15 on eesmärk. Kaheksandana finišis edestab Šveitsi. Sõit tehtud, kõnnin boksi puhkama. Võin eessoetuseks, Christopher läheb teist ja peale seda saame teada, kas saame edasi või mitte. Aga minu sõidust nii palju, et täitsa hea oli. Nagu läksin välja, siis tundsin, et veits oli siukest sarnast tunnet nagu sprindis. Aga õnneks mingi peale 20 sekundit, kui sai tõusul ära, stardisirgi tehtud, siis nagu kadus see tunne. Ja see usk oli hea. See on üli hästi niimoodi vaheldõuaga minna. Tõuge libisime, üli mõnus. Et sellega ma olin rahul. Siis juba vaatasin
et mu eest startinud Sloveen siis jõuab juba veits lähedamale. See andis kindlasti ka moti juurde ja tunne oli hea. Ja tegin korralikku tööd, ma arvan, et liipuväe oli ka hea, aga ma arvan, et oma tegin kindlasti ära. Seis on isegi veits parem praegu, kui ma lootsin. Mõned tiimid on meie taga, näiteks Rootsi, Šveits, kes kindlasti lähevad ette. Aga loodan, et ma tegin piisavalt hea sõidu, et võitjale kaotsin sisse sekki, mis ei ole üldse halb. Nii et loodan, et oli piisavalt hea sõit ja Kiks teeb ka oma ära. Ja kohe ongi ta start tegelikult. Vaatame, eks saame rajajärjestigi kaasa elada. Tulin ise ka vaatama. Siin Tšehhi tuleb ilusti. Mina siin terve selle aja, kus ta juba praegu teeb paaris. Võin päris kaugele vahelduvat. Aga vaatame. Kiks on 13 number, nagu mina olin. Sakslane tuleb. Ka siin lähevad paaris. Et vahelduvat. Aga mul tundus mugav, ma ei tahtnud. Ma ei tunne paaris ennast nii hästi. Ei tunne, olen nõrk. Nii, oota. Üks riik, kelle peame kindlalt ära tegema. Ta ei tule nii hästi. Ma loodan, et Kiks tuleb sellest paremini. Nii, teine riik, kellest peaksime paremad olema. Nii, kohe Kiks tuleb sealt tagant. Davai. See peab ka siin juba paaris. Rasked olud. Nüüd saab ikka vihma. Kiks tuleb. Davai. Ei, sõidab hästi. Tule. Libise. Aga hea. Läks. Davai. Pane. Elus. Läks. Aga jah, uisku. Seal võib lükata. Ise jooksin seal veits. Austria tuleb tagant päris hästi. Aga see pole hullu. Nii nagu rääkisin, Suurbritannia seal. Ei lähe nii hästi. Pigem Sloveen jõuab järgi talle. Aga siis on väike vahe, kas Sloveen sõidab väga hästi või Kiks veidi halvemini. Liigus on veidi aeglane. Aga ma loodan, et Sloveen teeb paremini. Davai, Kiks. Läks. Ja on ära. Jaksad. Come on. Austria tuleb tagant ka hästi, aga see pole hullu. Davai, nüüd teeb paaris tööd. Teeb. Siin on siis see hetk, kus Hiina tuleb finiši poole. Vasakult on veel näha, et meie oleme 15. koha peal. Ja siis, kui Hiina jõuab finiši, kukume me 16. sest nad läksid napilt meie ette. Nii et vaatame, milline oli minu reaktsioon sellele. Ei, mulle juba kirjutati, et oi valus esimesena välja jäita. Kes see kirjutab? Jah. Fuck, kahju. Mis siis Combined Results ei tööta, live ma ei saa vaadata, net ei lähe ära. Oled kindel, et Essana väljas? Ja siis mulle kirjutati, et väljas Essana. See on küll valus. Ma vaatasin kohe, et Rootsi ja need on taga, et Sloveen pani päris hästi teine vahet. Ja tänaseks pidu läbi. Sekund jäi puudu. Ei olnud arvestatud, et Hiina nii hästi sõidab. Et kaks asja, kas Vang nii hästi. Okei, tegelikult alt võis oodata, aga samas ta partner oli ka päris hea, et me oleksime teda pidanud rohkem võitma. Et jah, mult kokkuvõttes teiselt poolt tuli palju tugevamad poisid, et siis nagu nii hea sõit. Et nii hea sõit ikkagi ei olnud, Tartust oleks täna klassik sprint. Ma ei usu, et ma oleks top 30 olnud, aga täna 22. aeg võib olla. Et läheb olla 9,5 sekundit kaotust. Ta on siuke keskmine. Ja teine pool ikkagi mul veits vajus ära, et oleksin ka ise sekundi paremini sõitnud, oleksime edasi saanud. Et jah, selles mõttes kindlasti valus, kui ei saa edasi, sest ma arvan, et meie tiim oleks olnud edasi sõituses parem, kui me oleme kvalifikatsioonis, aga kahjuks jah, tõenäoliselt edasi, aga mis ikka, ma lähengi nüüd, pean mix-zone'ist läbi minema jälle aru andma peale seda, kui me ikkagi ei saanud edasi. Ja ega peale seda midagi erilist ei olnudki. Tulin koju ära puhkama, vaatasin siis naiste sõitu, meeste sõitu, et naistel meil lõputulemus jäi siis 12, et kvalifikatsioonis olid nad 7, aga finaalis siis 12 ja vaatasin meeste sõitu ka ja vaatasin siukse vilguga, et nagu ikka väga oleks tahtnud sõita,
et päris huvitav oleks olnud, ma arvan, et meil oleks ka naistega sama koht, oleks täitsa tehtav olnud 12, aga noh, need on oleksid, et kahjuks jäime välja ja ei saanud enda nagu nii-öelda seda vastupidavust näidata. Aga sellegipoolest saame puhata homseks teateks, nii et ei ole hullu, nüüd ongi, õhtu ma puhkan ja järgmine päev on siis teade 4 korda 7,5 kilomeetrit ehk 4 vahetust ja meil tuleb siis niimoodi, et Alev alustab, siis on Christopher Kalev, mina olen 3. vahetus ja 3. ja siis 4. on Henri Roos. Parem ei näita näppudega, sest ma ei oska või ei saanud hakkama sellega. Igatahes, jah, see on homne plaan, vaatame, mis praegu edasi. Ja siis lihase hooldus, massaaž. Jah, läheb vaja, suurt palju kohad on valusad. Nii et siin ma olen. Ja nüüd on tehtud õhtusöök, mitte midagi erilist. Sõin veits pastat, mingit sükest ja koosolek, kus oli midagi erilist ja homne start on edasi lükatud, isegi 1,5 tundi edasi. Et 12:30 asemel kell 2. Põhimõtteliselt jah, kella 4 öösel lubab siin mingit hullu sükest tuult, mingit sükest ja see pidi kell 12 üle jääma. Ehk siis jah, lükati veits edasi, et kõik saaks normaalselt toimuda ikkagi. Siis jah, homme on päris pikalt hommikul aega siin sillida. Ma ei tea, mitte midagi teha, ühesõnaga oodata starti. Aga noh, vähemalt ei pea siis mingi hullu tuulega vähemalt, et noh, ilm on ikka veel väga kohutav, lihtsalt vihma kallab ja nagu vaatad lihtsalt nagu siuke kohutav ilm igatahes. Praegu on see, et Alev ei tunne ennast väga hästi, ehk siis võib olla võimalus, et Alev asemel on esimeses vahetuses Ralf, mis noh, kindlasti nagu ei ole hea, et Alev kindlasti suudaks noh, selles suhtes, ma ei oska seda kuidagi sõnastada, igatahes me ei saa Ralfit oodata, et ta sõidaks sama hea aja või siis vahetuse kui Alev või siis me pigem ootame Alevilt, et ta sõidaks palju paremini kui Ralf. Ehk jah, sellest kindlasti sõltub väga palju, mis meie kohta homme on, aga tegelikult ma arvan, et kui me saame selle tiimiga sõita, mis meil praegu on, siis ma isegi ootaks päris head võistlust. Aga vaatame, lähme praegu magame ära. Järgmine päev ja on palju toimumas. Mina olen staadionil ja nii palju toimumas, et kõigepealt Alev ei stardi, ei tunne ennast nii hästi, et täna tulla. Ehk Ralf läheb esimest vahetust ja jõudsin staadionile. Olin just valmis sooja tegema minna, siis tuli teada, et võistlus lükkati edasi 0,5 tundi. Ja noh, mul selles mõttes vahet ei olnud, ma ei olnud soojendusele läinudki, ehk lihtsalt ootasin 0,5 tundi ja lähen nüüd. Aga teised juba tegid sooja ja jumala haige lihtsalt. Siis põhjus oli sellepärast, et kuskil oli mingi ummik olnud ja kõik ei olnud staadionile jõudnud, kuigi täna on mingi räige tuul, et noh, mingi sellepärast. Ja siis veits veel aega edasi sellel ringil, sinise ringil, mis uisuring on, mis mina pean sõitma, seal oli puu maha kukkunud. Ehk ma lähengi nüüd soojendusele ja vaatan, äkki ma leian selle puu ülesse või ma ei tea, kas seal siis peab üle hüppama või on see juba eest ära saadnud, nii et lähme vaatame. Aga ma enne näitan teile, mis tunne on lõpetada seda võistlust. Tuled alla, hops, viimasesse laskumisse. Vaata nüüd, mis juhtuma hakkab. Rahvas, veits rahvas. Nii, laks, otsa tribüüd. Räigelt rahvast. Terve see rahvast oli crazy. Ja siis keerad sinna. Oi, ja veel rahvast. Ühesõnaga jah, päris tule. Ja teevad närvi küll. Stardin on 11 minutit, ma teen enda soojendust edasi nüüd. Eesti on nüüd vahetanud, me oleme 15. kohal. Meie grupis on ka Poola, Kasahstan, Rumeenia on 18 sekundit maas. Ja oleme siis uisuvahetuses ja meie kolmas vahetus on Martin Himma.
Aga mul on tehtud, aga täiuslik reisi, mis siin toimub. Norra räige vahega, väga haigena. Vend tõesti tiksub, lehvitab. No jah, ma näen väga lähedalt Kläbu 5. kulda Trondheimi võistlustel. Aga kas Šveits või Rootsi? Pigem Šveits saab hõbeda. Väga haige, Šveits saab raudselt hõbeda. See on kõva. Aga jah, minu sõidust nii palju, et alguses võtsin poolaka taha, vaatasin, okei, täitsa normaalne. Eesatõusu ja võtsin suht rahulikult nende järgi. Siis suus klibis hästi ja võtsin suht head trajektorit, veits oli siuke rohkem jääs. Ja sain vahe sisse, siis mõtlesin davai, et hoian seda. Aga päris raske oli seda hoida, üks läks kangeks ja teine ringi algus, siit läheb ülipikalt staadionit välja tõusu ja see oli ikka jube raske. Aga jah, no pingutasin lõpuni nii palju kui jaksasin. Täna rohkem ei tulnud, aga ma ei tea, mis me Kasahhi ära hoiame. Võib ju okeilt rahul olla, aga eks veits ikka lootsime ju tänasest rohkemat, aga mis ikka. No näe, Eesti lipp seal üleval ja Roos tuleb. Kasahh saab pähe ja Roos tuleb ilusti. Mis see on siis 15 kohta. Ja nüüd siis kohustused meediaalas. Võtsin jah, Eesti lipu ümber. Väga patriootlik tunne. Mõnus on olla see Eesti lipp ümber. Aga jah, ootan nii-öelda järjekorras, et siis ka intervjuu anda. Ja nüüd bussis lähme siis koju ära. Jah, siuke huvitav päev. Siuke ei tundunud üldse võistluse moodi, ma ei tea, kuidagi täna oli teine vibe. Sellepärast vist, et lükati edasi ja ma ei tea, ma ei olnud enda soojendusega ka väga rahul, sest ma reaalselt nagu, vaata oligi see, et ma seda ei rääkinudki, puu pidi maha kukkuma, aga ma seda ei leidnud ülesse. Aga see vist polegi väga oluline igatahes. Ja siis oligi, et kuskil saab sooja teha rajal, aga keegi ei öelnud kus, keegi ei teadnud, küsisin siin mingi, need, kes rada valvavad, võiks ju teada. Siis okei, läksin ühele poole. Siis mõtlesin, et sealt on nagu üliraske, see oli nii kaugel sellest boksist, kust me nagu riided saame vahetada. Siis oligi siuke nagu, ei teadnud midagi, läks aega, pluss ei tea täpselt, mis kelle start on. Ja siis oli siuke nagu, jah, raske. Ja võistlus oli ka siuke nagu raske kuidagi, et võib-olla oleks pidanud taktikaliselt paremini tegema, aga ei. Selles suhtes teade on alati tore ja ma ei tea, mulle meeldib Eesti lipuga ringi käia tänast päevast. Need asjad saan kaasa võtta. Nagu samal ajal läks 2 bussi välja ja see buss on täis seal paremal. See on Alvar, kes ei startinud täna, kes trennis. Ta ei näitanud, ta nagu, keerab ja see on Alvar. Ja see on täis buss. Siis ma mõtlesin, mis asja, et 2 bussi tuli ja see on täiesti tühi. Ja need kõik surrusid sinna ennast. Ja seda ma vist ei öelnud, et tuli ka otsus. Nagu ma ei osanud sellele vastu vaielda, nii et ma lähen ka 50 kilomeetrit sõitma siin. Selles suhtes ongi, et lihtsalt stardid ei läinud nii, nagu oleks tahtnud haiguse pärast. Ja tunne on läinud paremaks täna, ongi tegelikult vist kaotuse mõttes ei olnud väga hull. Ja siis ongi, mul ei ole ühtegi suurt põhjust või head põhjust, miks mitte seda proovida sõita. Mine tea, äkki läheb veel tunne paremaks. Eks kindlasti see kerge ei tule. Tuleb krampidega võidelda, loodetavasti mitte, aga nüüd tuleb juba hakata tegema midagi magneesiumid asjad peale. Süüa hästi palju ja äkki tuleb tore. Saan Alvariga koos võistelda, et jah, ja pluss 50 tavaliselt selle ajaks Norras eriti tuleb kõige rohkem rahvast ka vaatama, nii et saame vähemalt seda nautida ja suhteliselt pingevabalt ka peale minna, nii et maskiga siis igaks juhuks ikka käin maskiga ringi, et mine tea, kes siin mingi lätlased on kõrval. Mingi räige ummik on siin. Tavaliselt me saame suht kiirelt läbi, aga nüüd on ikka siin päris palju busse ja asju ees. Täna vist oligi kõige rohkem rahvast ka, ma ei teagi tegelikult. Ei kaasa elati, see oli lähe, et kaasa elati.
et sprindis oli veidi siuke tunne, et nagu elati ainult norrakatel, aga täna oli küll elati nagu kõigile, või noh, vähemalt mulle ka ja kes meil oligi Kasahh ja Poolakas seal grupis, et elati kõigile kaasa, see on tore. Aga okei, teeme siis selle väikse bussisõidu. Võtsin hotelli, vist käisin toast läbi, viskasin kotti maha ja kuna veel süüa ei saa, siis juba eile tuli mõtteks, et peale teadet, peale seda pingutust tuleb lubada endale üks väike Burger King, aga see ei ole lihtsalt Burger King, vaid suusakuningas Nortug on teinud enda eine. Nii et me läheme nüüd võtame selle ja saan hinnata, kuidas on Burger Kingi kuidas on Peeter Nortugi eine, igatahes, jah. Tead, see rääkimine ei ole alati väga lihtne. Ega see, lähme sinna Burger Kingi nüüd. Kõht on töö küll, tahaks süüa küll. Ja pluss ongi, ma sõidan ju 50 kilomeetrit, nii et mul on vaja tankima hakata. Nagu näete, me oleme kohal, nii et lähme sisse ja proovime ära. Where are you? Oi, gourmet. Oota, gourmet grill. Double. Okei, tavaline. Sain kätte. Teenindus ei olnud hea. Siis ma võtsin kaasa. Siis nad panid mulle, et ma söön seal. Ja siis ma ei tea, kas nad tahtsid lohutuseks panid mulle mingi räägib palju soola ja pipart. Igatahes. Nüüd proovime siis süüa seda. Nii, siuke burger. Kuule, Šures näeb päris hea välja ju. Anname siis Essa ja Majoni. Majon. Täitsa hea, sest näeb hea välja ja maitseb hea välja. Jalapeno. Ma pole küll suur jalapeno fänn. Mulle üldse terava toiduga on siuke sau-sau. Aga senimaani mulle meeldib. Friikad on nagu on. Ühesõnaga jah, meeldib ja positiivne hinnang. Nortug poiss võib veel burgerit teha. Rääkides söömisest, siis seda ma tegin ka järgmine päev. Suhteliselt palju käisin ka hommikul suustamas ja õhtul jooksmas. Aga jah, suhteliselt tankinud ennast, et 50 valmis olla. Nüüd ongi suhteliselt juba õhtu ja homme on siis MM-i viimane start ja 50 kilomeetrit, kus ma ei tea, kas juhuse või mille tahtel osalen ka mina. Saab huvitav olema, saab väga raske olema. Igal juhul tuleb see huvitav, nii et lähme selle päeva juurde. No nii, järgmine päev olen sammumas soojendusele. See tuleb väga haige päev. Nii palju, kui ma nägin, kui me staadionile sõitsime, ja kui pilte olen näinud väga palju rahvast. Ulme palju rahvast. Ja noh, 50 kilti nii tuleb räige, väga raske. Aga mis ikka? Ma lähen nüüd soojendusele, vaatame, palju siis päriselt rahvast on. Esiteks, rada on räigelt pehme, aga Essa tõusotsas on juba siuke asi. No see tuleb paremasti, ma juba tean, et see tuleb parem. Nagu lihtsalt metsa sisse läheb mingi tohutult inimesi. Ma ei tea, mul pulss, ma arvan, et on nii lappes, et ma isegi ei julge seda vaadata. Nagu lõpetage ära. Mis asi siin toimub? Vaadake lihtsalt seda. See on crazy. See on crazy. Oi. Nagu see on crazy, et ma olen praegu selles momendis, mida ma räägin enda lastele. Crazy. Väga õige. Väga õige.
No nii, me armastame loomi, me armastame inimesi, aga me armastame ka murdmaasuusatamist. Meeste 50 kilomeetri sõit maailmameistrivõistlustel on saanud oma stardi. Alguses kohe läksin ma päris julgelt välja, muidugi kohe astuti kepi peale mulle, aga õnneks see palju mind ei seganud. Mul oli 2 plaani, kas leida Alvar ja sõita tema tuulest nii kaua kui jaksan, või siis olla peagrupis nii kaua kui jaksan. Kohe alguses otsisin raja ääri, kus libises paremini ja parandasin kohe kohti. Üpris kiiret tõin Alvari järel, kuigi ta alustas 12 kohta eespool. Päris raju, ma ütlen lihtsalt vahele, et see on teista enne kuulmatu, mis siin toimub. Just ja Rahvast läbi ja olingi päris heal kohal juba, et ise olin täitsa rahul enda kohaga ja ei olnud liidritest üldse mitte palju maas. Kohaks oli siis kuskil seal 30 või natuke peale ja suhteliselt hästi tundsin ennast. Silmurgas nägin, et mõlemad plaanid lähevad hästi, Alvar on lähedal ja peagrupis olin ikkagi. Ja siin on siis avaneb meile see siis edasi-tagasi lõiku, siis kõik pealtvaatajad nii-öelda tasuta sisse lasti ja see on nüüd tõesti väga vinge vaatepilt, et rahvast on küll ja veel. Ma pole midagi sellist enne näinud. Ma täitsa ausalt ütlen, et sellist asja ei ole mina näinud. Ja ma olen ka ikkagi suusatamise tiitlivõistlusi vaadanud. Ja reaalselt peale seda laskumist ma suutsin kukkuda. Õnneks ei küll kõik korda, aga kaotsin päris palju kohti sellega, et kui enne olin Alevi taga, siis nüüd kõvasti maas. Üritasin jälle ettepoole saada, aga samas oli võistlus algus ja ei tahtnud liigselt energiat kulutada. Edasine sõit tegin täitsa lihtsalt oma võistlust, suutsin isegi täitsa head tempot hoida 3. ja 4. ringil, kuni tulid siis krambid ja siis ma lihtsalt nautisin edasi seda sõitu. Siin tuleb võistleja Imps ja saab siis täna 47. koha. Mõlemad teele minejad on või teele läinud on finišis ja... Oh my god. Finišist on möödas juba, ma arvan, nii kaua ja ma olen lihtsalt passinud siin boksis. Ma ei jaksa liigutada ennast. Oi. Aga räägime tänasest. Ühesõnaga, suutsin kohe enda võistluse ära rikkuda ja kukkusin. See on kuidagi, see oli nii ootamatu ja ma ei tea, nagu seal oli niimoodi laskumine, siis ülesse, siis peale ülesse minemist vasakule. Ja reaalselt läksime üles ära, üritasin pidurdada, järsku tunnen, ma nagu mingi hõljuun ja ei ole lihtsalt, suusad lihtsalt läksid alt ära ja kukkusin. Mõtlesin, täitsa lõpp keegi seda mulle otsa, aga õnneks ei sõitnud keegi otsa. Sain isegi okei püsti, aga jäin sinna grupi taha. Aga tegelikult enne seda oli nagu tunne üli hea, ma olin nagu Alevi taga põhimõtteliselt ja nagu hoog oli päris okei, nagu sellega kahju, et ma nagu niimoodi, et oleks huvitavalt vähemalt proovida, kaua ma jaksin seal grupis olla, et päris seda tuli siuke vahe ja siis hakkaski nagu pigem see nagu suuremaks minema. Aga üldiselt ma ütleks, et ma olen nagu rahul. Ilmselgelt tulemus ei olnud midagi head lõpuks. Aga 3. 4. ring nagu üksi sõitsin jumala hästi nagu tegelikult. Et nagu nagu lõpuks ongi see, et see 50 kilomeetrit sellel rajal, mis siin oli ülipehme, väga mõned kohad olid, kus oli normaalne sõita, siis mu keha lihtsalt pea vastu 50, et isegi tegelikult nagu praegu pidas kuskil 40 midagi siukest vastu, et sellega ma olen nagu rahul ja pulss oli terve sõiduaja mega kõrge, et selles mõttes nagu ma arvan, et nagu vorm pigem võiks päris okei olla, aga 50 siukse real ei ole mulle loodud, et tulevad need krambid ja viimane ring ikka päris jube oli selle krampidega võidelda ja peale siis seda, peale 4. ringi vahetasin suust ka ära, tundus, et läks veits halvemaks ja siis tuligi tagant, tulid suht paljud või paar inimest, kes seal alles olid jäänud ja siis ka nendega ka väga ei jaksanud, et sellest oli nagu kahju, aga siis ma juba vaatasin, et ei, ma lihtsalt naudin seda viimast ringi, et mul oli kõik käed ja triits oli kõige hullem krambis ja jalad ka veits, aga lihtsalt nautisin seda rahvast mingi nagu lihtsalt sõidad, ülipaljud ergutavad, siis mõned ootavad raja ääres, annan plaksu ja see oligi niimoodi, et andsin plaksu, sirutasin nagu käe niimoodi välja ja siis, vaata, kui nad tulevad hooga,
siis mu käsi läheb nüüd tagasi ja siis mu triits läks krampi. See oli nii häige, aga samas nagu ma sain nagu energiat juurde kuidagi sellest, kui ma andsin plaksu, see oli nagu nii lahe ja siis vahepeal oli mingi koht, kus nagu veits vähem võib-olla ergutati, kui palju rahvast oli, siis tegin niimoodi, et ma ei kuule vaata ja siis kuuled, kuidas nagu tehakse rohkem häält, et nagu selles mõttes täiega lahe, noh nagu üks kord elus võimalus reaalselt, ma arvan, siukse rahvamassi ees võistelda, et nagu ülilahe. Finišis hakkasin riided vahetama, reaalselt ma ei saanud. Ühe soki sain jalga, et ära vahetas soki täiesti läbi märjad ja teist ma ei saanud. Reaalselt ei saanud, lihtsalt üritasin soki jalga tõmmata, läks triiskrampi, siis läks kuskilt mingi puuskrampi. See nii pekkis lihtsalt nagu keha täiesti tühi ja noh, ongi ma lihtsalt tund aega siin olnud. Nagu see on nõme, et ma pole söönud, aga mul lihtsalt pole isu ja jube ikka, noh. See pingutus oli nagu kõva ikka ja isegi ma veel viimane ring hoidsin tagasi, et ma ei sõit nagu midagi nii kiiresti või läinud nagu viimasel ringil siuke piiri peal isegi, et jah, nagu väga hull. Ühesõnaga jah, ma olen nagu rahul, et ma läksin, ei tulnud nagu midagi hullult head, aga pigem nagu positiivne päev kindlasti kõik see rahvas, pluss see, et tegelikult jaksasin sõita, et see 3.-4. ring, kui ma sõitsin täiesti üksi ja teised ees grupiga, siis ma tegelikult ei kaotanud juurde. Aga võib-olla oleks pidanud seal rahulikumalt võtma või ma ei tea mis, et siuke, aga samas siis oli tunne hea ja siis pärast seda, kui keha tühjaks läks, siis nagu läks raskeks. Jah, aga jah, nagu rahul, et võistlusen, sest kodus oleks päris nukker seda vaadata olnud, et siuke pidu käib siin ja ma tulin koju ära. Selles mõttes ma olen väga rahul, et see nagu see energia või kuidagi see nagu kogemus, no ongi, ma rääkisin seda enne, ma nagu kindlasti üks minu karjääri parim nagu võistlus pealtvaatajate poolest, sihukest asja ma ei usu, et tuleb, et võib-olla natuke lähedal, aga see oli ka ülilahe, kui mingi lihtsalt mingi tõusu peal mingi, kindlasti ei teadnud mind ja siis lihtsalt erguti, Martin ja nii hull lihtsalt, endal on jumala krambis kõik asjad jumala raskega ergutavad ja ei saanud kordagi lihtsalt puhata. Aga ülilahe ikka. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe, olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i